Tallinna aasta noorsootöötajaks valitud Lasnamäe noortekeskuse peaspetsialist Maria Kaslovskaja oli siiralt üllatunud ja rõõmus, kui hulk inimesi teda tööpostil õnnitlema saabus. Maria on tegutsenud noorsootöö valdkonnas 10 aastat. Mina arvan, et kõige väärtuslikumad on just need, mis andsid noortele võimaluse oma initsiatiivi ellu viia, sest kõige tähtsam ongi see, et meie anname noortele võimaluse nende ideid realiseerida. Ja kui nende ideed sündivad, kui nad näevad reaalsust, siis see lööb minu silmis ärama. Tallinna aasta noore vabatahtliku tiitli pälvis aga 18-aastane Vanalinna hariduskolleegiumi õpilane Oskar Raudne, kes oli kevadise eriolukorra ajal 6 aega vabatahtlikuna tööl Saaremaa haiglas. Minu jaoks oli kõige õpetlikum see, et selle kohta on ka üks vanasõna, et hirmul on suured silmad, et karta ei tohi. Et kui sellist tööd teha niimoodi, et siis tuleb minna julgelt kohe aitama. MTÜ Shocking Group valiti 6 kandidaadi seast välja Tallinna aasta noorteühenduse tiitli vääriliseks. Põhjuseks rahvusvaheliste noorteürituste korraldamine. Auhinna suured teod Tallinna noortele võitjaks tuli MTÜ Noorteklubi Active noortele mõeldud meediafoorumi korraldamise eest. Tiitlid Tallinna noorte suured teod sai aga endale Kesklinna noortekeskuses tegutsev keeleõppeklubi Youth English Club. Me oleme väga uhked, et saime seda auhinda ja me siis tahame ka teha meie Youth English Clubi suurem, nii et ühendada ka palju Eesti rahvast ja vene rahvast. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on väga oluline märgata nii noorsootöötajaid ja noorteorganisatsioone kui ka noori endid. Niivõrd oluline ei olegi auhind, mis üle antakse, vaid just tähelepanu, mille osaks nad saavad. Samas on see meie jaoks suur peavalu, sellepärast, et on nii kõik väga tublid ja siis nende seas valida võitjaid on äärmiselt keeruline, aga teisest küljest loomulikult linna jaoks on suur au ja suur uhkus selle üle, et meil nii tublid noorsootöötajad, noored ja organisatsioonid on Tallinnas olemas.